No nii, tere rahvas! Tere tulemast Gossipi kõnekasse kolmapäeva. Tegelikult sa lähed pühapäeval ülesse. Ja, sest et me nüüd postitame iga pühapäevaselt. Aga siiski kunagi oli meil podcast nimega Gossipi kõnekas kolmapäeva, nii et selle auks me võiks teha ühe. Tere tulemast Gossipi kõnekasse kolmapäeva. Mina olen Maia-Liis. Mina olen Mihkel. Ning täna me räägime sellest, millest me räägime, Mihkel? No põhimõtteliselt tegelikult me siin tund aega just proovisime ühte YouTube videot filmida, kus me reageerime teie piinlikutele lugudele, aga siis me saime aru, et Maia-Liis ei taha väga enam Gossipi videot teha. Ei, see ei ole nii, et ma ei taha. Okei, ma arvan, et kogu seda lugu rääkides me peame minema natuke ajast tagasi. Räägime korra metsavideost. Viimased aasta aega tagasi, augustini, siis aasta aega, tegelesime me metsavideoga. See tähendas seda, et iga vaba hetk, kus me ei tegelenud mõne muu YouTube'i video, mõne TikToki, mõne koostöövideoga, meil see kogu aeg läks tegelikult metsavideo. See oli meil selline suur fookus, selline suur päike, mille poole me vaatasime, mille poole me püüdlesime, mille pärast me tegime ikka retsilt tööd tagant. Ma ei tea, põlesime läbi ja tõusime püsti ja tegime uuesti ja põlesime jälle, tõusime püsti ja tegime jälle uuesti. Ja me tegelikult veidike kartsime, vähemalt mina kartsin ka seda, et mis siis, kui meil metsavideot enam ei ole. Meil ei ole seda päikest, mille poole justkui püüelda. Meil oli seda suurt eesmärki. Ja siis oli see, et tegelikult metsavideo saigi valmis. Siis me saime aru, et okei, et selle, mis ta oli 13. juunil vist läks üles, et selle päevaga tegelikult ei lõppenud meie töö. Me tegime veel edasi igasugust shortformi ja tegutsesime veel ja siis no see finaali müügiperiood oli umbes 6 aega, seega siis me tegimegi reklaami sellele ja nii edasi ja tegelesime sellega veel ja tegime treilereid ja veel set-upisime mingi e-poodi ja kõike muud. Meil oli ju ka see, et me ju loosisime välja, tegime seda meemivõistlust ja meil oli igasuguseid asju, millega me tegelesime, ehk siis tööd jätkus. Ning siis meil oli see, et me teadsime, et me nägime, et metsavideo läks haigelt hästi peale kõigile ja see oli nii tore näha. 150 000 vaatamist siis nüüd. On esimesel osal. See on crazy numbrid. See on Eesti kõige vaadatum, selle aasta kõige vaadatum eestikeelne video. Ja me teadsime, et see lainehari on nüüd nagu mega haige ja meil oli 2 võimalust. Et kas me siis hakkame kohe planeerima teist hooaega metsavideole, mida siis oleks saanud siis sellel sügisel filmida, või me teeme seda, mida me nagu lootsime ja unistasime teha, või teeme seda, mida me unistasime nagu teha kogu see aeg, mille me metsavideo esimese hooaega tegutsesime, ehk siis iga nädalaselt või iga 2 nädalat tagant nagu postitada ägedaid YouTube'i videoid. Nagu reaalselt ma mäletan, kui me seda metsavideot tegime, me mõtlesime, et ühte hiiglaslikku projekti kogu aeg tegema ja sa küll kogu aeg saad midagi valmis, aga ta lihtsalt ei saa valmis kuid ja kuid. Sa kutsud inimesi appi, meil vahepeal mingi, seda võite vaadata, see monteerijate rida on tegelikult palju pikem kui meie, väga palju abilisi oli ja see lihtsalt ei saa valmis. Mõtlesime, et nii äge oleks teha nagu väiksemaid YouTube'i videoid. Nii nagu me vanasti tegime. Me vanasti postitasime iga nädalaselt ühe väiksema video ja üli fun oli. Väga mitmeid kuid. Me postitasime ka, no problem. Me postitasime ka iga nädal lausa 2 videot, et kolmapäeviti siis see kõnekas kolmapäev, ehk siis podcasti episood ja pühapäeval siis äge video. Ja see oli nagu asi, mida me uuesti tahtsime teha, et mõeldagi selliseid väikseid lugusid välja ja siis me otsustasime, et okei, teeme niimoodi, et metsavideo 2 on nagu nii hiiglaslik asi jälle meil õlul, et korra tahaks teha ägedaid selliseid pisikesemaid videoid ja siis teha võib-olla metsavideo 2 kevadel või järgmisel suvel. Ja meil oligi kohe esimene video, davai, 5 eurot, 50 eurot või 500 eurot metsas ellu jäämine, mille me ka suht kohe olime, et okei, filmime ära ja teeme ära. Ja see oli crazy, sest et me tegime seda Astoniga ja Aston pidi üldse minema Rootsi mingit muud videot filmima. Ja siis meil oligi mingisugune 4 päeva aega, siis ma okei, meil on vaja leida rahad, kuidagi see asi ära teha. Aston, millal sul vaba on? Siis meil oli vaja kaameramehi. Kertu ja Tristan tulid appi kohe sinna, siis okei, kus me seda filmime, saime koha, saime asjad, davai, nii kogu tempo. Ja siis oli see, et me filmisime selle ära
ja siis meil oli hästi mitu sellist, me teeme ka sotsiaalmeediat ühele katusefirmale nimega Toode, siis meil oli vaja neid mitu videoid teha. Kui keegi tahab teraskatuseid, siis valige Toode. Nad on nii armsad, nad on nii toredad inimesed. Üliäge Eesti ettevõte. Nagu, ma ei tea, nad on mingi mitukümmend aastat juba Eestis olnud. Siis kui... Ja, pooled Eesti katused on nende poolt tehtud, et see on väga äge, mis nad teevad. Ja igatahes meil oli tempo oli peal. Ja siis ma läksin Kreekasse koos oma perega, mis oli täpselt see, mida ma ajasin. Kuna Eesti suvi oli ka selline suve väga polnud, siis see oli ideaalne selle hetkel tuli see seiklus koos nagu isa ja vendadega, et me käisime, seiklesime, saime puhata, samal ajal ma tegelikult tegin ka arvutis nagu tööd, editisin neid toodevideoid, Mihkel kodus editis seda 5.55 seda videot. Ja ikkagi oli nagu väike tempo peal, kuigi sai nagu reflekteerida elule ja mõelda järgi, mis nagu nüüd edasi tahta teha, siis ikkagi väike tempo oli peal. Ja siis tulime koju, ma tulin koju ja siis oli jälle tempo. Ja siis oli see 5.55 metsas elluminemise video monteerimine, mis osutus ka päris palju suuremaks. Mõtlesime teha, et sellise pisikese video võib-olla mingi 20 minutiline lahe seiklus, sellest oli mingi 50+ minutit ja ikkagi nagu haigelt tööd läks selle vaja. Ja tegime selle ära ja see oli väga fun. Ja siis peale seda videot oli see, et okei, et meil on nagu ideede pank, kus meil on igasuguseid erinevaid YouTube videoideid, mida me tahaks teha. Ja siis hakkasime sealt nagu mõtlema, siis me tegelikult filmisime ka ühe video ära, milleks oli Eesti parim toidupood. Käisime siis kõik toidupoed läbi ja siis leidsime ja siis ostsime igas ühes selle sama listi, et siis näha, milline on päriselt kõige soodsam. Testisime ka teenindust ja üldse nagu kui efektiivne see pood on, aga selle üliäge video tuli. Ma natuke vaatasime seda, aga me mõtlesime, et kuna toidupoe hinnad tegelikult ikkagi muutuvad üsna palju, siis võib-olla see ei oleks väga ilus video, mida teha, eriti kuna seal ühe ja teise toidupoe hinnavahe oli üle 10 euro lõpuks. Et seal oligi see, et me saime aru, et me ei ole ka nagu võib-olla kõige õigemad. Me oleme YouTuberid, me tegime YouTube'i videod, mille peaeesmärk on olla meelelahutuslik ja sealt, et saaks ka nagu sellist huvitavat informatsiooni. Aga me ei ole mingid sellised toiduteadlased, kes nagu teavad täpselt, mis nagu võtta. Et me võtsime mingi oma toidu nimekiri, värki-särki ja mingid asju üldse mõnes poos ei olnud. Ja ühesõnaga, siin on ka seda sildade põletamist ja siis see video oli siuke veider ja siis me seda mõtlesime, et me jätame ta sinna paika praeguseks. Ja siis meil oli see, et kuna me võtsime eesmärgiks suure eesmärgi, et iga nädal pühapäeval tuleb meie YouTube'i kanalile midagi. Kas see on siis äge YouTube'i video või siis ägedan kontseptsiooniga live. Ja siis meie videopühapäev lähenes meeletu kiirusega ja siis me olime, et okei, teeme ühe illegaalsete lifehackide video. Ja juba seda videot filmides, sellest tuli mega äge video ja me saime päris palju head tagasisidet. Aga mul nagu aina rohkem tekkis see tunne, et nagu ma ei tea, kas see on see sisu, mida ma tahan nagu teha või. Ja siis ma nagu mõtlesime veel, tegime mingi brainstormimissessioone, et mis on see sisu üldse, mida me edasi nagu teeme. Ja siis ma saingi aru, et nagu kurat, juhtuski see, mida ma kartsin peale metsavideot, et ma ei tea, mida edasi teha, mis nagu see sisu on, mida ma teha tahaks. Ja kuna me oleme loominimesed, meie kogu nagu karjäär on üles ehitatud sellele, et meil on mingi idee, mida me tahame teha teoks ja mille me teeme teoks, siis on väga nagu raske see tunne, et kui ei olegi ühtegi sellist väga videoideed, mida nagu tahaks nagu teoks teha. Ja siis me ikkagi mõtlesime natuke punnitada välja, et jälle järgmine pühapäev hakkas tulema ligemale. Selle aja jooksul me, eriti Maial on see kriis praegu. Maia, ühesõnaga, vist ikkagi meie, aga siis teate. Okei, thanks, Mihkel. Et siis me ei olnud ikkagi veel leidnud seda, nagu, mida me siis teha tahame. Ja siis mõtlesime, et okei, pühapäev tuli veel lähemale. Täna on 2. oktoober, see video peaks üles minema nüüd 5. oktoobril. Ja, et siis te näete, et me täna siis tegime seda videot, kus me hakkame reageerima teie piinlikutele lugudele. Aga siis seal on ka selle video puhul nagu, ta on äge video ja ägedad kirjad ja kõik, aga ka ta ei ole nagu... YouTube on alati olnud see asi, mis paneb silma särama ja südame tugevamalt põksuma. Vähemalt meie Gossipi videod ei ole nagu viimased paar nädalat mul ei ole üldse mingit motivatsiooni nagu teha seda ja
ja see ongi see, et tegelikult ega motivatsiooni polnud metsavideot ka teha, seal oli distsipliin. Aga seal ja väga paljud inimeste surve, kes seal videos osalesid ja kes Gerhard ikkagi, mäletan, et me lubasime selle ju eelmise aasta septembriks valmis teha. Maia on ja ma ütlen, ei, võib-olla oktoober pigem. Maia nagu ei, me septembris saab valmis. No me olime nii rohelised kui rohelised. Me ei nagu teada, kuidas see nagu värk toimib. Aga jah, siis surve teistelt oli jah kogu aeg, et Gerhard ikka kirjutas, et no kuulge, siis me juba lubasime, et teeme septembriks, tähendab märtsiks on ju. Ja märtsis tuleb, kõige hullemal juhul aprillis. Ja siis Gerhard jälle aprillis kirjutab, et millal siis videot näeb, on ju. Siis me oleme nagu, et meil on esimese osaga poole peale, tuleb 3 osa vaata. Ja igatahes, et seal ei olnud ka mingit motivatsiooni, vaid seal oli nagu distsipliin, see ikkagi asi. Aga distsipliin nagu toetus sellele, et me täiega uskusime selles, et see oli täiega asi, mida me ise nagu teha tahtsime. Et see oli see, et me võisime, ma ei tea, 12 tundi päevas selle nimel töötada põhimõtteliselt. Käia siis õhtul jooksmas. Sa räägi edasi, ma lähen korraks vaatan, kas kaamera ikka töötab. Sa räägi edasi. Et kui te kuskilt näiteks Spotify'sse te kuulate, siis teate, et ma praegu vaatan kaamerat. No seal oli ikkagi see, et seal oli distsipliin suurest, aga me nagu teadsime, et sellest tuleb äge video. Ja nüüd ongi see, et kuigi me oleme saanud tagasi, et näiteks illegaalsete lifehackide video nagu meeldis inimestele, siis ma ei tea, kas ta on see sisu, mida ma ise nagu tarbida tahan. Ja ainuke asi, meil on 2 asja, mis kõik toimub välja. Meil on nagu 2 asja, mis nagu teevad mind hästi õnnelikuks ja mis panevad mind praegu silma särama, on see, et meil varsti, see on selline soft launch, nüüd võib-olla me kolime paari sisulooega kokku novembrist. See on nagu selline cool asi. Ja me tahaks seda teha. Me natuke nagu räägime grupiga. Ja, igatahes see võib-olla juhtub. See on nagu väga äge asi, sest see grupi videod tunduvad nagu väga coolid asjad, mida teha. Ja siis on teine asi see, et ma tahaks nagu oma podcasti teha, sest podcasti sisu on nagu asi, mida ma praegusel hetkel lihtsalt tarbin kõige rohkem. Mul nagu, ma ei tea, ma olen raamatut, tarbin podcasti sisu ja käin trennis ja nutan selle üle, kuidas ma ei tea, mida elus teha lihtsalt. Nagu mul on nagu täielik loomekriis. Ja kuna seal on ka see asi, et nagu tuleb nagu eristada seda, et millal sul nagu tõesti sa vajadki puhkust, oled läbi põlenud, aga millal on see, et sa peaksid endale jalaga nagu tagumikku lööma ja nagu edasi sundima ennast tegema, sest sul on nagu distsipliini vaja harjutada, sest ma ei ole nagu kõige distsiplineeritum inimene, sellepärast metsavideo oli ka mega äge, õpetas mulle distsipliini ja nagu ma sain ikkagi nagu pingutada selle nimel ja see oli nagu haige, kuidas me tegime hommikul üles, arvuti taha, söök, arvuti taha, õhtul kiire jooksest jõusal, võtab liiga palju aega, ruttu tagasi koju, magama, hommikul üles. No see oli nagu nädalaid. Meil lõpuks oli see, jällegi väike side story siia, et viimastel päevadel enne siis lansseerimist me enam ei saanudki aru, mis osas juhtus, mis on tehtud, mis on üle vaadatud. Mingi hetk me helistame Krisile, kuulad, sa vaatasid video üle, oli hea, oli mingida kohta. Kris ütles, kõik oli norm, davai, paneme siis üles. Meil nagu pea oli nii sassis, pudru ja kapsel toimus siin nagu 2 kõrva vahele. Väga raske kirjeldada, see on tõesti nagu, meil pidime avalikkusele panema selle 3. osa ja lihtsalt, ma ei tea, kes on seda üle vaadanud, kui palju, sest et me vahepeal vaatasime üles, siis me nägime, et seal tuleb mingi helid ära fiksida, siis me nägime helid ära, siis vaatame, seal tuleb need asjad ära fiksida, siis tuleb mingi voice-over veel juurde teha, seal on asi ebaloogiline. Ja ühesõnaga neid nagu kordi, kus me tegime seda paremaks, oli nii palju, et enam nagu ei suudnudki hoomata, mis sellega toimub. Ja kuna ma tegelesin mingi esimese osaga veel natukene või mingi teisega ja Maia tegi sellega, see on täitsa jube lihtsalt. Ja siis oli see, et olid nagu need viimased päevad enne lansseeringut ja ma ütlen ka Mihklile, et kuule, ma tunnen, kuidas järk-järgult mu keha annab alla. Sest seal oligi see, et mul oli nagu nõrkushood, mul oli nagu pea, lihtsalt oli nagu selline tugev väsimus. See on nagu see, et sa magad küll, ma ei tea, 8 tundi ära ilusti und, aga sa oled ikka nagu haigelt väsinud. Ja siis keha täiega nagu järk-järgult andis alla, aga jällegi oli see, et juuli keskel panime videod üles ja siis hakkas meil väike puhkus, paar päeva saame puhata ja siis tegelesime edasi, tegelikult nagu oli fun. See oli tore, et nagu palju raskem on praegu, kus ei ole nagu seda nagu mingit sihti, milleni püüelda.
ma iga hetk valiksin selle, et on nagu nii raske tööl, et ma nagu tahaks nagu hambaid kriista ja kurat, ma ei tea, kuidas me selle hakkama saame, aga proovime kui see, et kurat, ma ei tea, mida teha nagu. Ja siis me tegime selle video, filmisime täna ära ja see ei tulnud ka selline, ma ei tea, mida kauem nagu seda sisuloomet teha, seda rohkem muutub ka perfektsionistlikumaks see mõtteviis, et kas see on ikka õige, mis me teeme ja kuidas teha ikka nii, et vaatajatele see meeldib ja siis vahepeal ma olen nagu ära unustanud selle, et mida mina teha tahaksin. Ja mida mina teha tahaksin, ongi niimoodi tähendab kaameraga nagu rääkida ja teiega rääkida tegelikult. Rääkida teile, mis meil tegelikult elus toimub. Mitte lihtsalt see, et nagu lähme varastame 10 liitrit kakaod, mis oli ka väga pulli või lähme koorime banaanid poes ära. Et see on ka jumala fun. Kurat, see banaanide koorime väike side story jälle. Nii hirmus oli teha seda. Arvan, palju tõesti teavad seda videot, et proovisime lifehacke, mis tunduvad illegaalsed. Holy shit, kui hirmus seda oli teha nagu. See oli nagu crazy enesületus. Me küll lõikasime selle üsna kiireks, aga Maia oli seal päris pikalt käis minul jälle. Võta need koored. Tee nendega midagi, võta. Ma ei saa ju koori võtta, sest muidu ma varastaks need koored, sest et ma ei lähe ju lihtsalt koori ostma. Ja. No kurat, see oleks ka naljakas olnud. Üks ostab banaanid, teine ostab koored. See oleks ka funny olnud. Aga ma söön ainult koori, vaata. Ja. Mul kompostiks vaja, banaanid on seal veel alles. Ja ei, see naljakas värk ja ta oligi nagu fun. Aga siis oli ka see, et video sai valmis ja ma olin nagu see on mingi 6 minutit ja juba nagu standard on kõrge, et et mingi selline päris nagu kompleksne story, mille lõpus on ka selline ilus mõte, nagu näiteks võtame video 5 eurot versus 50 eurot versus 500 eurot metsas ellujäämine, siis see lõpu mõte seal oli väga suur, et ei loe, mis asjad sul on või ei loe, kui palju või vähe sul neid asju on või raha, loeb see, kes su ümber on. See on väga ilus ja see on täpselt see, et monteerid ära selle, paned siin ilusa sounddesigni taha, vaatad, oled nagu, see oli ilus. Ja siis oligi see, et selle lifehacki videoga nagu ei tekkinud üldse seda tunnet, ei tekkinud seda, et sest ma ei ütleks, et ma olen perfektsionist, aga lihtsalt ei tekkinud seda, et see oli hea video, et teadsin, et ta on funny ja see on naljakas ja see on tore. Aga päästa mind Herilane. Kui keegi Spotify'st kuulab, siis praegu oli Herilane Maia. On palju Spotify'sse ka selle. No ma arvan, et paneme, sest et ma ise kuulen väga palju näiteks autos sõites podcast'e, seega YouTube on no go. Ja no ongi selles mõttes, et siis me mõtlesimegi, et teeme täna selle video. On sul, Mihkel, mida öelda? Mida sina üldse edasi tahad teha? Mina või? Mulle tegelikult meeldib teha selliseid crazy projekte ja mulle meeldib, kui täitsa ausalt, mulle meeldib teha siukseid videoid, et ma mõtlen, et tavai, ma panen selle ülesse ja siis kümned tuhanded inimesed naeravad kodudes või nutavad või siis mõtlevad, arutlevad pärast selle üle, mõtlevad, et vau, see oli äge, see oli huvitav, see oli teistsugune. Mitte ei jäta külmaks. Täpselt. Aga mul on ka see, et näiteks see, kus me neid illegaalseid lifehacke proovisime, siis see tegelikult minu meelest selle ülesande väga ilusti täitis. See tegelikult oli minu meelest väga vahva videona, sest et ma ise olen noorena väga palju jälginud siukseid pränkide kanaleid või siis igasuguseid siukseid asju, kus tehakse lollusi ja mulle väga meeldis neid noorena vaadata, seega mul on väga hea meel ka pakkuda Eestis sellist sisu. Seega mul siukest kriisi ei ole, ma lihtsalt tahaks teha. Aga siin on see, et tegelikult meil on praegu jaotatud, et Maia justkui vastutab selle eest, et meil tekiks sisu iganädalaselt ja mina vastutan tegelikult 2 salajase projekti eest. No see on see, et mitte ainult sisu, vaid ka see, et meil tuleks sisu pluss, et meil tuleks ka sisse mingid sissetulekud, nagu näiteks, et meil oleks ka mõni sponsor, kes maksaks meie üüri ära, et me saaksime nagu jätkata YouTube videote tootmist, loomist. Aga jah, seega mina ei ole nii palju
sellepärast muretsen, sest et mina vastutan, aga sellepärast ma muretsengi võib-olla ka rohkem, et kuna mul on ikkagi vastutus ja ma tahaks nagu hästi sellega hakkama saada, mul nagu kõige raskem tunne mul on see, et ma tunnen, mul on läbi kukkunud, vaata. See on nagu nii raske tunne. Kuigi me räägime siin, kui me käime, meid päris tihti kutsutakse näiteks minu vanasse kooli või meie mõlema Mihkliga vanasse kooli rääkima õpilastele. Ja me alati räägime sellest, et pigem proovi ja faili kui see, et sa ei proovigi. Aga nüüd ma nagu mitte esmakordselt, aga nüüd ma nagu, kuna nüüd meil on reaalselt mingid standardid tekkinud, et ma arvan, me kõik teame mingeid sisuloojaid, kes mingi hetk on väga ägedat sisu teinud ja siis see sisu nagu vajub ära. Ja ma nii kardan, et äkki nagu vaatajad, äkki teie mõtlete meist samamoodi, et nagu tegid metsavideo ja jumala cool. Ja siis on jälle mingi igav podcast episoodi, kus nad lihtsalt halavad. Ja nüüd on need tunded selles mõttes, nüüd on see, et enne metsavideot meil ei olnud nagu väga mitte sittagi kaotada, sest me tegime ägedat sisu, aga meil ei olnud, me ei olnud näidanud nagu, mis see latt vaata on. Et nüüd tahaks nagu ikkagi lattist veel üle hüpata ja latti veel kõrgemale seada. Ja mul on see mindset, et meil on veel päris mitu aastat ees, kui me veel täiesti pankrotti ei lähe, siis meil on päris mitu aastat ees, kus me saame seda latti veel lükata üles poole. Ja seda küll. Et pigem seal ei olegi seda, et nüüd meil mingi lõpetame ära, vaid seal on see, et elu ei ole nii perfektne ja ilus, kui võib-olla sotsmeedias paistab, et me oleme ka lõpuks inimesed, kellel on probleemid ja loomeinimesena on eriti keeruline, kui seda loomet nagu ei ole. Loometuju nagu ei ole. Aga seni, kuni Maia, sa mõtled välja, et kas sa siis lõpetad Ghostby videote tegemist? Ei, ma ei lõpeta Ghostby videote tegemist. Ära veel hiisi vaata. Okei. Retention, okei. Ja vaat sellele me vahepeal mõtleme, et see just kui vastus ei tuleks video keskel välja. No see on huvitav. Aga tegelikult isegi mina ei tea, mis siis saab. Meil põhimõtteliselt probleem oligi see, et Maia ei taha enam videoid teha ja siis mõtlesime, et pohhu, teeme podcasti. See ei ole see, ma ei taha enam videoid teha. No aga vaatame, mida sa tahad teha, aga enne kui me sellest räägime, mida sa teha tahad, ma räägiks korraks, millega ma tegelen. Sest et ma teen 2 ülivahvat asja. Ja. Esimene asi on Top Secret. Sellest ma ei saa absoluutselt kahjuks rääkida. Kumb see on see äpp või see teine asi? Bro, sa ei saa ära viilida, me pidime selle no-cut tegema. Aga jah, ühesõnaga üks on nagu Top Secret ja teine on ka Top Secret. Aga ma saan sellest teisest saan rääkida, sest et see tuleb varem välja. Merch. Nagu ma olen väga pikalt rääkinud erinevate tehastega, et leida teile kõige ägedamad, coolimad merch. Ja, igatahes ja siis Mihkel praegu tegelebki selle veebilehe ülesehitamisega. Ja ma võin saladuskattele öelda, et esimesed samplid jõuavad meile kohale paari päeva jooksul. Päriselt? Jah. Ja tegelikult meil on see asi, et kuna meie süsteem hakkab olema selline, et me saame endale nii-öelda sampleid kätte, ehk siis proovid, et me näeme, milliseid asju need tehas suudab teha meile. Ja kui me oleme rahul, siis me teeme siukse pre-orderi justkui, kust teie, Ghostby fännid, saate seda ette tellida. Ja siis me võtame teie tellimused ja siis saadame tehasele täpselt selle tellimuse ja siis nad hakkavad neid tootma ja siis nad saadavad need meile ja siis me saadame need teile. Seega... Läheb natukene kauem aega kui see, et sa lihtsalt ostad poest, aga kuna meil selle mõte on see lihtsalt, et kohe, kui nad nüüd jõuavad kohale, meil oleks vaja teha mingisugune banger video. Et kõik saaksid teada, et wow, meil on merch, et seal on nagu see, et oleks vaja mingis ägedas videos nagu kuulutada välja, et meil on nüüd merch ja seda on võimalik ala nädal aega endale soetada, sest paljud on merchi tahtnud aga kui me praegu siin suhteliselt võib-olla igavas videos ütleme välja, et meil nüüd tuleb merch, siis ma ei tea, kui paljud nagu saaksid sellest teada. Igatahes on vaja ühte bängerit, kuidas nagu kuulutada välja, et meil on nüüd merch. Yeah. Ja seal ongi see surve peal, et nüüd on nagu vaja paari päevaga mõelda see freaking banger välja, vaata. Aga jah, ühesõnaga, aga see on tõesti, see tuleb ulme äge. Nagu need disainid. Me disainisime mega cool nagu, asjad. Me disainisime ka üli mitu korda, mõtleme, et
nagu mis on see, mida me ise tahaks nagu kanda vaata? Ja küsisime, nad on täpselt hästi, kas sellised sooneutraalsed, et nii poisil oleks seda lahe kanda kui ka tüdrukul. Ja need on nii ägedad lihtsalt. Ja kuna me tellime need otse tehasest, siis me saame teha ka teile palju soodsama hinna, kui väga paljud teised sisuloojad saavad. Et see on meie poolt väga suur hustle, et me räägime tehasega, mitte ei võta nagu lihtsamat teed pidi. Aga see kvaliteet tuleb top notch. Haigelt hea kvaliteediga. Ja samas me rahakotid ei lähe. Ei pea pangalaenu võtma selleks. Täpselt. Aga jah, seal ongi nüüd see, et tegelikult meil on nüüd paar päeva aega välja mõelda, mis see bänger on. Me teame, et mingi hetk tahaks filmida videot, kus me nädal aega järjest ärkame kell 5 ja siis iga päev on mingi väljakutse, mida me teeme ja et olla nagu võimult produktiivsed, et veidike selline et igatahes võite kommentaariumisse panna, kuidas selle video teile meeldis ja üldse palun andke kommentaariumis teada või kui kommenteerida ei taha, siis kirjutage meile Insta DM-i, et kuidas teile meeldis see episood, kuidas teile meeldis, kui me nagu jutustasime. Ja parem olge, ühesõnaga öelge kõik, et teile ilgelt meeldis, sest et siis Maia on õnnelik ja siis ta teeb veel. No, sest et muidu ta ei tee midagi. Seal on kindlasti see tagasiside nagu loeb hästi, et isegi tagasiside, et see koht oli igav, annab nii palju rohkem kui mitte üldse tagasiside, et tagasiside on alati üks ema kirjutas meile just Instagrami mingi hetk, et peale metsavideote vaatamist ta poeg on tahtnud palju rohkem hakanud ta metsas käima mingi lõket tegemas ja matkama ja selline tagasiside on reaalselt nagu teeb pisara silma, sest meie nagu suurim eesmärk ongi olnud see, et tänu meie videotele inimesed järgivad rohkem oma teed, teevad neid asju, mis neid päriselt õnnelikuks teevad. Ja siis võib-olla ka sellepärast ma siin täna nii avatult räägin, kuna ma ei tea, mis mind enam õnnelikuks teeb peale metsavideot. Sul oleks seda meie pusa vaja? Ja sa juba ütlesid välja, mis see on. Me ei öelnud, mis asi see on, et eesärk või pusa ka. Aga jah. 2 pusa, 2 disaini. Ja meie motto on see, et meie elus on 2 kõige tähtsamat asja. See on oma tee järgimine ja nagu pingutamine kinda. No ja, selline nagu oma tee järgimine ja pingutamine justkui. Ja nagu oma nagu eesmärkide ja unistuste nimel töötamine. Jah, täpselt. Ja siis see nagu merch täpselt justkui peegeldab seda meie nii-öelda seda nüüd 2 motot. 2 motot justkui, et iga päev see oleks meeles. Sellepärast, et lihtne pingutada mingi asja nimel, mis, oi kui tore kutsu, väga lihtne pingutada mingi asja nimel, mis lihtsalt toob raha, aga sind südant ei täida justkui. Aga mis see teeb lõpuks on see, et sul on palju raha ja sa oled kurb. Ehk siis, kui sa pingutad asja nimel, mis su südame paneb kiiremini põksuma, siis potentsiaalselt on sul hea meel ja ka tegelikult saad ära elada ilusti. Jah. Okay. Nii palju, ma ei tahtnud üldse siin tegelikult reviilida midagi kohta. Ma lihtsalt tahtsin natuke rääkida, aga mis ma teen. Ei, aga ma arvan, merchi, see on äge, see on suur asi meil nagu sellepärast, et 2 aastat tagasi, kui me tegime 1 otsa piletiga ülikooli asemel Kreekasse seriaali, sellist hooaega justkui me olimegi 4,5 kuud Kreekas ja filmis, mis me teeme, siis seal meil oli justkui nagu merch, aga see oli nii naljaga, me nii alguses kohe tegime seda. Meil on 1000 subscriberitki. Ja see oli nii naljaga, selline me mõtlesime, et nagu kõik YouTuberid teevad merchi, me teeme ka. Aga nüüd 2 aastat hiljem tuleb palju kvaliteetsem, ägedam merch. See on tõesti äge tuleb. Ma olen nii... Kuule, aga hoiame natukene selle bängeri jaoks, mis sa välja mõtled. Kas ta hype, jah, okei. Ja muidu praegu on väga soft launch meil tuleb. Ei, soft launchi tuleb hard launch ka ikkagi. Heavy launch. Super heavy hard launch ikkagi. Aga praegu lihtsalt, kuna sina, kes sa vaatad seda videot, arvatavasti oled the real one. Ja ma arvan, kõik need, kes lihtsalt seda retention edited videoid tahavad, siis... Ei, need on ka väga ägedad, sest mul on YouTuberid, kellelt ma vaatagi ainult nagu nende kõige populaarsemaid videoid. Aga siiski mõtle, Maia, me praegu räägime ainult nendega tegelikult, keda reaalselt huvitab meie tegemised. Jah. Sest et kõik teised on, ma arvan, juba ära klikkinud.
Sest et need, kes tahavad lihtsalt mingit crazy story't, aga need, kes on lihtsalt siin võib-olla meie pärast. Need, kes justkui nagu hoolivad hästi nagu meist kui ka isikutest, mitte lihtsalt sellest sisust, mis me teeme. Ja seega, tšau! Aitäh, et sa seda videot vaatad ning... Oota, ma tahaks nüüd teada, mis Gossipist saab siis? No seda, kallikesed, näeb alles järgmisel pühapäeval. Bro, sa paned niimoodi. Teged järgmisel pühapäeval live, isegi ülejärgmisel pühapäeval. Aga davai, aitäh, et sa seda videot vaatasid. Ma ei tea ise ka, ma pean välja võtama selle. Igatahes suur süda minu poolt. Aitäh, et sa seda videot vaatad ning näeme juba järgmisel pühapäeval. Sa jätta edasi, ma panen kaamera kinni, siis meil on nagu one shooter justkui. Ja, ma ühtegi asja ei editi kohe üles. Davai, tšau! Tšau!